Paljude jaoks tulid 92. aastal presidendivalimised üllatusena, sest arvati, Eestil on juba president. Arnold Rüütel oli meid riigipeana juhtinud alates 83. aastast, mil ta valiti või õigemini nimetati Eesti NSV Ülemnõukogu presiidiumi esimeheks. Mees, kes ennast nimetas põhimõtetelt vaat et rahvusradikaaliks, oli juba 60-ndatel astunud kommunistlikku parteisse ning kehastas paljude jaoks nõukogude minevikku. Ent hoopis enamad mõtlesid. Just tema, elupõline põllumees, kelle juhtimisel olid lehmad hakanud andma 4 korda rohkem piima, väärikas eas, madala tämbri ja ümmarguse jutuga inimene, võiks olla meie ärevatel aegadel tasakaalukas riigijuht. Kenale mehele kena amet. Arnold Rüütli populaarsus oli meeletu. Ja kes ei oleks armastanud 92. aastal Eestis hõbelokkidega meest, kes kauples meile Moskvast välja vabaduse. Ja peamise sõnumina lisas alati ühe mõtte siia juurde. Eesti peab kuuluma põlisrahvale. Igal rahval, ka väikesel, on vääramatu õigus olemasolule. On õigus rahvuslikule enesemääramisele. Seetõttu oli peaküsimuseks mitte, kes saab presidendiks, vaid kas Rüütel saab juba esimeses voorus rahva poolt üle 50% häältest. Kas saab? Muidugi saab. Kuid tasapisi kerkis avalikkuse ette küsimus. Kas Arnold Rüütel ikka sobib presidendiks? Kas tavariš Rüütli nõukogude minevik ei ole mitte kahtlane? Kas me peaksime ta valima meie riigi juhiks või võtma hoopis looduskaitse alla? Päevast, mil Arnold Rüütel oleks pidanud kinnitatama presidendiks, said lõpusirgel ootamatult tõepoolest valimised. Ja see, kes teie arvates õige on sobiv olema president, selle numbri kirjutate siia.